Tere! Vaatame, kuidas kasutada Microsofti OneNote tarkvara, et muuta fotod tekstist päris tekstiks. Selle jaoks siin OneNote'is kõigepealt loon uue jaotise, panen siia ka pealkirja raamat 1 ja lisan siia mõne foto mõnest raamatust või mõnest tekstiga lehest. Võtan lisa, pildid, avanud aknast, otsin üles pildi, mida soovin lisada ja lisan ta siia lehele. Näen, et on hetkel pööratud külje peale, teen siia pildile parema kliki ja valin pööra 90 kraadi võrra vasakule. Esimene lisafunktsionaalsus, mis meil kohe tekib pärast pildi lisamist, on see, et me saame siit pildi pealt hakata teksti otsima. Näiteks, kui ma näen, et siin tekstis on juttu Birgitist, siis ma saan minna otsingukasti ja sisestada siia Birgit ja automaatselt me näeme, et sõnu Birgit sisaldab leht, mille nimi on raamat 1 ja samamoodi on need sõnad Birgit siin ka sellise kollase taustaga ära märgitud. Kui ma soovin aga muuta kogu foto peal olevat tekstilisele kujule, siis ma saan teha siia fotole parema kliki, valida kopeeri tekst pildilt, lähen siia natukene allapoole ja valin siin parem klikk, kleepesuvandid ja säilita allika vorming ja ma saan kogu selle pildil olnud teksti kujul siia kätte. Nüüd siin võivad üle tulla mõningad üksikud vead, ehk siis see optiline märgi tuvastus teeb meil päris head tööd, aga mõned vead võivad sisse tulla. Esimese asjana ma tahaks öelda, et kogu see tekst on eesti keeles, selle jaoks ma selekteerin kogu selle kasti ära siit, klikin siia üles ääre peale, võtan läbivaatus, keel, määra õigekeelsus, kontrolli keel, siin hetkel küll näitab juba eesti keel, aga kuidagi ta ei ole aktiivne, klikin kuskile mujale korraks ja eesti keele peale tagasi ja nüüd ma näen ära, et kus on mul vead sees. Nimed on siin vigased ja ma näen, et kus tegi see märgi tuvastus tegi natukene halba tööd on õ ja ö tähe siis eristamine. Ehk siis jõudsin asemel on siin jõudsin, ma saan ise see käsitsi nüüd saan ümber muuta. Õpetaja asemel on õpetaja ja veel mõningad vead on siin sees. Siin jäi tühik puudu, siin jällegi jõudsin asemel jõudsin ja nii edasi. Ehk siis see tekst tuleks ikkagi ise sellise terava pilguga üle vaadata, et kõik need vead ka eraldada. Aga ilmselt ikkagi see töö on üleüldiselt kiirem, kui hakata kõik käsitsi ümber trükkima. Üks põnev asi, mida me saame siin OneNote'is selle tekstiga veel teha, on süvalugemine. Selle jaoks jällegi ma selekteerin selle kastikese ja lähen ülevalt vaade ja võtan süvaluger. Seepeale avaneb mul süvalugemise vaade. Nüüd siin teil see välimus võib olla esmapilgul natukene erinev, me saame seda ise hakata muutma. Näiteks siin paremas üleval nurgas on siis sellised eelistused, tekstieelistused. Ma saan öelda, et kui suur ma tahan, et see tekst oleks, mida ma lugema hakkan, kas ma suurendan tähe ja sõna ja rea vahesid, ma saan valida 3 erineva fondi vahel, mis kõige mugavam tundub ja ma saan valida ka värvide vahel, näiteks mustal taustal valge või kollasel taustal must, valgel taustal must, mis mul endal kõige mugavam tundub ja need värve siin tegelikult on isegi päris mitmeid veel. Jään hetkel siia võib-olla sellise sinaka juurde. Grammatikasuvandite alt saan valida, kas kogu tekst on silbitatud ja selle peale silbitatakse automaatselt kogu tekst ära. Siin võib tulla ka mõningaid vigasid sisse, näiteks tekstis oli poolitus sees, seetõttu ka siin ka see sõna juh, siis sidekriips tuuda, et siin võib ka mõningaid vigasid sisse tulla. Ehk siis jällegi võib-olla, kui me hakkame teksti üle vaatama, võib need poolituskohad ise ära eemaldada. Ja lugemiseelistuste alt ma saan öelda, kas kasutada rea fookust, ehk siis oleks üks rida korraga fokusseeritud, teised read ei häiriks lugemist, saan valida, kas äkki kuvada korraga 3 rida, 5 rida, jään hetkel siia näiteks 1 rea juurde, kasutan rea fookust ja eesti keeles on see tekst juba nagunii. Ja panen need eelistused kinni ja nüüd, kui ma soovin, ma saangi hakata seda teksti lihtsalt rida haaval lugema. Ei, praegu oli mu kartus hoopis teistsugune ja käia rida haaval see tekst läbi. Lisaks, kui me mõnest sõnast võib-olla aru ei saa, siis ma saan siia klikkida sõna peale ja meile selline
automaal robothääl loeb selle sõna ette. Ehk siis jällegi see ei pruugi olla 100% korrektne, aga see on tõelähedane. Teistsugune. Või ma võin lasta ka tegelikult sellel robotil kogu teksti ette lugeda. Ei, praegu oli mu kartus hoopis teistsugune. Ja sätete alt saan natukene muuta ka kõne kiirust, ehk siis kui kiiresti meile seda teksti ette loetakse ja kas meile ette loeb seda naise või mehe hääl. Teistsugune. Siis taipasin, mis mind vaevab. Järsku on Toriskane saladuse siiski välja lobisenud. Ei, seda ei tohtinud juhtuda. No nii, panen ta natukene aeglasemaks. Tuleb Toriselt veel kord kinnitust saada, et ta sellest mitte kellelgi ei räägi. Ja sellisel viisil OneNote'ist teksti fotolt kätte saamine toimibki. Me saame selle teksti suhteliselt lihtsalt ja korrektselt kätte ning soovi korral saame seda ka kellegagi kasutada, kel võib-olla lugemine veel tekitab natukene raskusi.